Tere kõigile! Mul on hea meel teid näha siin meie Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudi magistri õppekavade infotunnis. Infotunnis räägivad meile asutuste esindajad, kes on meie vilistlased, ja teises pooles on meil kavas meie praegused magistrandid tutvustavad teile enda vaatevinklist neid õppekavasid, mida meil õppida saab. Ja täna me tutvustame siis 2 õppekava, biomeditsiini ja molekulaarseid bioteaduseid. Nüüd kõigil on võimalik küsida küsimusi, mida saame teha siin auditooriumis. Ja samas, kui te siia ette vaatate, siis siin on ka Slido QR-koodid, et kui kellelgi on küsimusi, aga ta mitte seda küsida ei julge, siis te võite sellega Slidosse saata. Me ei saa küll garanteerida, et me need Slido küsimused kõik siin ette loeme ja neile ka vastame, aga vähemalt selline võimalus on olemas. Ja Slido eelis on veel see, et kui need küsimused on sellised natukene, keerulisemad, siis me võime proovida nendest hiljem teha mõned vastused ja need kodulehele panna. Nii et kui teil on vähegi huvi millegi vastu, siis kindlasti küsige. Ja see infotund on eelkõige teile, et teil oleks kergem valida, nii et küsige ära kõik küsimused, mis teil on. Ja alustaksime me siis meie vilistlastega ja esimesena räägib teile natukene sellisest biotehnoloogia ettevõttest ja endast ka, räägib Karl Mumm ja töötab ta ettevõttes nimega Icosagen. Palun, Karl. Tervist! Tore on siin olla ja natukene tudengitega kõneleda. Mina räägin siis Icosagenist, natukene endast, mitte võib-olla liiga struktureeritud, aga sellises vabamas õhkkonnas natuke kirjeldus, et millega tegeleme. Ja endast siis ütlen tõesti seda, et töötan Icosagenis, olen siin lõpetanud oma magistriprogrammi ja julgen öelda, et kindlasti andis see väga tugeva jalgealuse selleks, et teadusmaailmas ja eriti ettevõtluses, kus tihti on vaja erinevatesse teaduslikesse suundadesse minna, et siis alati on nii-öelda see teadlik, ütleme, et kas need teadmised olemas või siis see oskus olemas, et otsida, leida need lahendused, viia ennast kurssi ja siis sealt edasi lahendama hakata. Ja natukene siis Icosagenist. Ma arvan, et Icosagen on küllaltki eriline ettevõte, mitte ainult sellepärast, et ta tegeleb biotehnoloogia ja ravimiarendusega või nagu EAS-i komisjon pärast aastaettevõtte seda koosolekut meiega rääkis, et väga huvitav koosolek oli, et tund aega me siin nüüd kuulasime, me eriti millestki aru ei saanud, aga me saime aru, et siin tehakse nagu vägevaid asju. Ja see paratamatult on meie valdkonna teema, et kui te ükskõik kellele hakkate oma kas siis bakalaureuse või magistritöid tutvustama, et eks siis see natukene kandub edasi. Aga tõesti, ettevõtet juhib emeriitprofessor Mart Ustav ja ma natuke räägin seda lugu, et te saaksite võib-olla sellest ettevõtte mentaliteedist aru, et Mart Ustav on pikalt olnud akadeemias, teinud väga edukalt teadust, juhtinud erinevaid instituute ja temal oli niimoodi, et 1998 aastal juhtis ta siis töögruppi, mis uuriski papilloomiviirust ja siis tema ema jäi vähki ja ta teadis nagu väga palju kõigist sellest asjast, kuidas see metoodika käib või kuidas need protsessid käivad ja ta pidigi nõutult pealt vaatama seda, kuidas tema ema nagu väga kiiresti sellesse vähidiagnoosi nagu ära suri ja sellest hetkest tuligi temal nii-öelda otsus, et ta peab tegema midagi, millega nagu reaalsemalt aidata. Ja tal oli eelnevalt kogemust, kus ta oli juht ettevõttes, siis, kus olid investorid ja muud asjad ja too hetk sai loodud Katromed, mis tegeles molekulaardiagnostikaga ja see osa müüdi mingi hetk maha, mis praegu on siis Synlabi osa siin Eestis ja jäi järgi selline väikene osa, kus olid rakud, milles sai siis toota erinevaid valke. Ja nüüd, et miks ma selle pika eelloo rääkisingi, ongi see, et tegelikult see, ütleme, et kas need teadmised olemas või siis see oskus olemas, et otsida, leida need lahendused, viia ennast kurssi ja siis sealt edasi lahendama hakata. Ja natukene siis sellest ettevõttest,
missioon ongi see, miks võib-olla Mart seda ettevõtet niimoodi juhib. Me oleme 25 aastat tegutsenud, selle aja jooksul ei ole ta võtnud sealt sentigi välja dividende, vaid kõik raha on läinud selleks, et arendada ettevõtet, et meil oleks tõesti maailma tasemel ettevõte, meil oleks koht, kuhu saaksid parimad tippspetsialistid tulla, ja siia vahele võin öelda, et meil on juba raskusi nende leidmistega ja me peame vaatama üle piiride, et see on täpselt see koht, kuhu tegelikult niisugune magistriprogramm aitab kaasa, et tegelikult juba selle magistrikraadi siin kätte saanud inimesed sobivad lihtsalt nii paljudesse rohkematesse positsioonidesse, kui need bakatudengid või kes me siit saame kätte, et selles mõttes kindlasti hindame väga seda haridust, mis ülikool pakub. Ja meie eesmärk on siis praegu, me oleme suuremalt jaolt teenusepakkumise ettevõte, et me erinevatele farma- ja biotehnoloogia ettevõtetele toodame valkusid, aga meie ikkagi unistus on see, et meist saaks ravimiarendusfirma ja Eestisse saaks tugev maailma tasemel ravimiarenduskeskus. Et sellele ma pöördun hiljem veel ka tagasi. Natukene Icosagenist, tõesti iseseisev ja sõltumatu ettevõte, et eks meil ikka käib neid investoreid seal ukse taga, aga Mart on väga selgel seisukohal, et me neid investoreid sisse ei võta ja et saab teha nii, nagu meie tahame ja nii, nagu võib-olla teaduslikult ja nagu selle teenuse koha pealt nagu kõige kasulikum siis võib-olla meie piirkonnale ka oleks, et investoritega tihti see protsess muutub oluliselt keerulisemaks. Ja arendamegi, toodame erinevaid bioloogilisi ravimikandidaate, meil on see võib-olla veidi vana info, aga 230 pluss inimest vähemalt, võib-olla 240 pluss. Meil on erinevad sertifikaadid, meil on erinevad patendid ja meil on siis, kui te hakkate siit Viljandi poole sõitma, võib-olla olete näinud seda silti, et Icosageni silt, seal on meie siis kompleks, mida te siis hiljem näete video pealt ka natukene. Ja mida me siis teeme, ongi toodame neid antikehasid, et kui vaatate siin see aspiriin, madalmolekulaarne ühend, selline pisikene, siis on insuliin, antikehad ja mis me siis niisugune, võib-olla natuke humoorikas, aga samas jällegi ikkagi ka mingil määral sisuline võrdlus on see, et sel ajal, kui need small molecule või siis väiksemad valgud on siis kas rattad või autod, et siis nende antikehadega, et võib siis mõtteliselt niisuguse nii-öelda lennuki metafoori külge panna, ja tegelikult, kui siin on see IgG1 toodud näitena välja, siis olgem ausad, et see turg ammu on juba liikumas edasi IgG1-dest, on bispetsiifilised, trispetsiifilised, erinevad multispetsiifilised konformatsioonid, erinevad konjugaadid pannakse sinna juurde, et tegelikult see pilt on ka läinud oluliselt nagu keerulisemaks ja teadmiste mahukamaks, et inimesi erinevatest ka tegelikult küllaltki spetsiifilistest teadmisvaldkondadest saame me ettevõttes nagu päris hästi nagu rakendada, eriti mis nagu antikehade kontekstis on. Ja siin ongi siis võib-olla meie nendest ruumidest väikene näide, mõned valdkonnad, millega me tegeleme, et alustame siis valgu tootmisest peale, toodame näiteks antigeenid, siis avastame antikehad nende vastu ja toimetamegi siis nõnda, et me jõuaksime põhimõtteliselt välja, oleme võimelised siis nendes praegusel hetkel ka rakuliinide arenduseni välja, et oleks võimalik neid ka siis kliinilisteks uuringuteks toota. Ja tegelikult meie laborid on küllaltki sarnased võib-olla ülikoolile, lihtsalt milles meie erineve on see, et meie need mastaabid on teised, et kindlasti siin on tunnete ära neid äktasid ja erinevaid masinaid, meil lihtsalt on neid nagu kümnete kaupa vahel, et oleneb nagu masinast. Ja umbes selline, nagu te siit videost ta välja näeb, ja selliselt, et me oleme neid teenuseid pakkunud, see valgu tootmine, antikeha avastamine, rakuliinide arendamine, ja siit paratamatult on meie nii-öelda järgmine samm soov jõuda siis sellesse etappi, et me suudaksime toota sellist materjali, mida saab kliinilistes uuringutes kasutada. Ja siin see järgmine klipp ongi siis väikene timelapse, et seal esimesel videol te juba seda maja nägite, aga siis tegelikult siin mõned aastad tagasi me alustasime siis oma GMP tehase rajamist
ja siiamaani see nii-öelda see protsess meil veel käib, et praeguseks hetkeks on meil see hoone valmis, me oleme Ravimiametile andnud taotluse sisse, et liigume nii-öelda selle GMP-sertifikaadi kättesaamise suunas, mis siis võimaldabki, et Eestis saame siin toota sellist materjali, mida saab kliinilistes uuringutes kasutada. Et enne seda tegelikult, ütleme, et ka siin ülikooli teadusrühmadel, ütleme, et sisuline stopp oli enne seda, sest et kui me arvestame seda, et siin on arendatud välja näiteks mõni molekul, tahate ravimiarendusse minna, siis see GMP tootmine on ikkagi mitu miljonit eurot, et kuni 10 miljonit on üks selline kliinilisteks uuringuks tootmise etapp. Ja ma arvan, et sellega, et meie see tehas saab siin sertifitseeritud ja on olemas, siis avanevad uued võimalused koostööks ravimiarendustes ja saab Eestis nii-öelda sellest barjäärist üle minna ja tegelikult ikkagi see mitte ta indikoosega neid ravimeid arendab, aga tegelikult, et see Eestis on võimalik ka ülikooli teadusgruppide poolt. Vot, selline kiire, veel väikene tutvustus Icoosageni kohta. Soovitan siit, et kui te LinkedInis olete, siis võtke selle QR-koodiga, saate meid LinkedInis jälgida. Siin me kajastame oma erinevaid uudiseid, erinevaid konverentse, kus me käime, aga samamoodi ka võib-olla huvitavad tööpakkumised ja võimalused, mida me siis seal ka jagame. Ja mida te nagu tudengitena võiksite teha, siis ma väga soovitan teda, et te praegu ei mõtle selle peale ja praegu on see nagu suvaline järelmõte või kuskil kuulete, et keegi soovitab teile, siis tegelikult teil on väga äge võrgustik siin teie ümber, siin ruumis, te küll üsna hajusalt istute, aga hakake seda juba endale jäädvustama ja hakake seda juba endale kaardistama, et tehke endale see LinkedIni konto ja tegelikult kõik need inimesed, kellega te olete siin samal kursusel, te võiksite need oma võrgustikku lisada. Et on väga palju anekdootilisi lugusid sellest, kuidas õige inimese tundmine on palju rohkem kui mõned muud näitajad mõjunud kas töö leidmisel, mingisuguse võimaluse saamisel või midagi sellist. Nii et ma kindlasti soovitan aktiivselt ehitage oma võrgustikku. Vot, aitäh! Kas kellel on küsimusi? Jah, aitäh, Karl. Kas keegi tahab küsida midagi? Ma vaatan, Sliidos ei ole hetkel ühtegi küsimust. Keegi tahab äkki koha pealt küsida? See on otsa lahti. Sa seda küll korra mainisid, aga ütle mulle, mis peaks olema selle noore inimese motivaator minna magistriõppesse? Põhimõtteliselt teil saab bakalaureuse õppest ka minna teile tööle, aga sinu enda kogemusest, mida annab sulle see magistrikraad? See on nagu, ma arvan, inimese isiksusega natukene seotud. Meil tuleb omajagu ka bakakraadiga inimesi sisse, aga rohkem kui bakakraadiga on meil inimesi, kellel on ikka magister- või doktorikraad. Ja kui teile meeldib tulla hommikul laborisse, teha oma katsed, pipeteerida, teha oma raport ja minna koju ja mitte nendele asjadele nii edasi mõelda, siis ma arvan, et see baka on nagu okei. Aga kui on selline uudishimulik vaim ja te soovite nii-öelda mingit oma asja nagu juhtida või arendada või leida mingisuguseid lahendusi, optimeerida, siis kindlasti on vähemalt magistrikraadi tarvis selle jaoks. Ja meil on päris palju kolleege, kes tulevadki bakakraadiga meile tööle, on paar aastat meil tööl ja siis nad lähevadki magistrisse, et meil on päris mitu ka teadussiirde magistriprogrammi, kus põhimõtteliselt magistritööd saab teha oma siis Icoosagenis tehtud teema põhjal, et ei ole nii-öelda, et õppimine ja siis töö läheksid nagu eri suundades, vaid nad lähevad sama teema peale ja see küllaltki hästi võimaldab neil siis töökorralt selle magistrikraadi ära teha. Aitäh! Tahab nüüd keegi küsida midagi? Ma küsin teilt siis selles mõttes, et kelles on kas Icoosagenis käinud mingil ekskursioonil või meie oleme omavahel varem kohtunud, et võiksite käe üles tõsta? Tore. Ma veel nii palju küsiks su käest, et
teie olete praeguse Eesti biotehnoloogia kõige suurem ettevõtte põhimõtteliselt. Okei, kui nüüd kliinikum välja jätta, siis ikkagi eraettevõtetest on Icosagen. Kui palju või kas sa näed, et hakatakse väärtustama ka seda, et üliõpilane ei ole 5 aastat õppinud ainult Eestis, vaid ta on käinud ka näiteks välismaal, näinud, kuidas välismaal asjad käivad, võib-olla suudab sealt välismaalt tuua sisse mingisugust kultuuri erinevust. Kas sa näed seda, et see oleks täna, annaks mingisuguse eelise või kas sa näed, et see võiks tulevikus midagi juurde anda? No meil on nagu, see nii ja naa. Ühelt poolt ma arvan, et see teadustöö, mis Eestis tehakse, on väga kvaliteetne ja selle koha pealt ei ole meil mingisuguseid nii-öelda pretensioone. Küll aga mis on see, et meil on selle näiteks GMP tootmise ja ravimi arendusega me liigume nendesse valdkondadesse tegelikult, mida siin Eestis praegu ei ole võimalik teha ja ükski nii-öelda ettevõte või teadusgrupp sellega ei tegele. Mis tähendab seda, et sealt kaudu tuuakse sisse seda väärtust ja oskust, mida meil praegu ei ole ja ütleme nii, et kõik need töötajad, keda meie ettevõttes siis nendele positsioonidele paneme, et me ikkagi saadame need siis, paraku nad seal välismaal veel õppinud ei ole, et me saadame nad siis ise, nad õpivad selle GMP-ga seonduva selle välismaal selgeks ja siis nad tulevad Eestisse tagasi, et see muidugi oleks väga tore, kui meil oleksid Eestist kohe kenasti võtta selle valdkonna eksperte. Aitäh! Nüüd kellelgi küsimusi veel on? Või ole, siis ma ühe küsimuse su käest tegelikult veel küsiks. See on nüüd seotud sellise biotehnoloogilise arenguga üleüldse. Kuna sa nüüd oled ikkagi Icosageni selline turundusinimene ja käid väga palju suure tõenäosusega erinevatel konverentsidel, kui kiiresti see haru või majandusharu tegelikult areneb? Kas sa näed seda, et see on selline kiirus, et tegelikult lähima 10 aasta jooksul me näeme midagi, mille peale me täna veel ei tulegi? Kindlasti näeme me väga ägedaid asju biotehnoloogiast. See on võib-olla natukene laetud küsimus, et praegusel hetkel me oleme kindlasti, on väga selles mõttes prominentsed ja väga huvitavad teemad, just kui ma rääkisin nendest multispetsiifilistest ja antikeha ja ravimi konjugaatidest ja selle koha pealt, et kuidas nagu suudetakse võib-olla lähiajal juba jõuda ka nii-öelda solid tumorini näiteks kaartetehnoloogiaga või sellised teemad. Teine pool on nii-öelda see rahaline areng, et kõik projektsioonid tõesti näitavad nagu kiiret kasvu, samas on ka nagu võib-olla see globaalmajanduslik olukord selline, et ta on võib-olla natukene ebastabiilsem ja võib-olla on paljud investeerimisfirmad hoiavad oma investeeringuid tagasi, lihtsalt võib-olla ütleme, et siis olgu see Ukraina sõda või olgu see Trumpi administratsioon, et selles mõttes see võib-olla veidi aeglustada mõne asja arengut, aga kindlasti on ta väga positiivses suunas liikumas tõesti. Aitäh! Tegelikult mul on üks küsimus veel ja see on seotud sellega, et täna on vaja väga häid spetsialiste selleks, et sellises sektoris oleks võimalik olla edukas ettevõte. Ajaloost me oleme näinud seda, et ühel hetkel väga paljud tootmised kolivad ära Hiina. Kuidas sulle tundub, mis biotehnoloogia sektori olukord on? Kas see on ka see oht, et ühel hetkel tegelikult Icosagen on see, kes annab nii-öelda suuna ette ja tegelikult kogu tootmine, ma ei räägi ainult Icosagenist, ma räägin ka Euroopas ja Ameerikas on niisuguseid ettevõtteid palju, kes biotehnoloogiaga tegelevad. Et kui suur on see oht, et ühel hetkel meil on spetsialistid, aga tootmist meil ei ole? Seda tendentsi me oleme näinud enne ja ma praegu ütleks, et pigem see tendents on vähenenud lihtsalt juba ka sellest globaalmajanduslikust olukorrast, et kus tõesti mõned valdkonnad ka võib-olla madalmolekulaarsete ravimite tootmise koha pealt kõik on kolinud Hiinasse, Indiasse ja siis koroonakriisi ajal me näiteks nägime, et mingid sellist lihtsat ibumetiini või paratsetamooli oli nagu raske kätte saada lihtsalt sellepärast, et kõik see on nagu ära kolinud ja ma arvan, et selline majandusliku julgeoleku kontekstis
on päris paljud firmad ka meiega ühendust võtnud, et kuigi Hiina teeb seda soodsamalt kui meie, siis neil lihtsalt otsivad nii-öelda Euroopast alternatiive, mis seda tehakse ja ma arvan, et see kolib tagasi ja eks see nii-öelda majanduslikult ja ettevõtte ülesehituselt see on natukene erinev, aga seda ma ikka osageni nii-öelda kontekstis ei näe, et me selle ära koliks, et meil tegelikult, eks see dilemma on ammu, eks meil oleks palju lihtsam ajada äri kuskil Prantsusmaal või Londonis, Pariisis, Brüsselis, kus tegelikult on väga palju neid firmasid, kes on meie kliendid. Et meie klient siin ainukene, isegi võib-olla mitte klient, vaid koostööpartner on Tartu Ülikool, eks ole, et nagu me kellelegi siin Eestis ei müü. Aga me ikkagi järjepidevalt anname endast parima, et just siin Eestis seda teha. Ja see on nagu ma enne näitasin osa meie missioonist ja sellest missioonist me kõrvale ei kavatse kalduda. Aitäh! Ma siin võtaks Karli selle osa nüüd kokku, et nagu te kuulsite, siis pigem on kindlustunne selles suhtes, et selle erialaga, mida siin meie magistriõppekavadel õppida saab, et ei ole täna küll näha, et oleks probleem selles, et ei ole töökohti ja tundub, et see magistrikraad tasub ennast ära, kui teil ei ole ambitsiooni kella 9-5 teha ühte liigutust ja siis koju minna. Et natukene kõrgemale lennates on seda magistrikraadi kõigil ikkagi vaja. Aga aitäh sulle, Karl! Järgmiseks on meil päevakorras selline tore biotehnoloogia ettevõte nagu Solis Biodyne ja Solist esindab meil siin Karolin, kes on samamoodi meie magistrivilistlane. Tere! Mina olen Karolin. Ma lõpetasin molekulaarsete bioteaduste õppekava nii umbes 3 aastat tagasi. Aga juba magistri käigus ma hakkasin mõtlema, et mida ma siis tegelikult teha tahan. Et kas ma tahan olla akadeemias, kas ma tahan olla eraettevõttes, kas ma tahaks olla hoopis õpetaja. Ja siis ma jõudsin järeldusele, et ma tegelikult tahan kõiki neid asju teha. Ja nüüd ma teengi kõiki neid asju. Et praegu ma teen siis neuroteadustes doktorantuuri. Ma annan praktikume meditsiinivaldkonna tudengitele ja siis lisaks ma töötan sellises biotehnoloogia ettevõttes nagu Solis Biodyne. Ja Solises ma hakkasin juba tööle siis oma magistri ajal, sellepärast, et kuskil oli vaja ettevõtte praktikat teha ja siis selle asemel, et siis mulle anda praktikat, nad andsid mulle töö, mis oli väga tore. Ja Solis Biodyne tegeleb siis põhiliselt just toatemperatuuril stabiilsete PCR, qPCR ja cDNA sünteesi reagentide tootmisega. Ja ettevõte on siis asutatud 1995, ehk siis see on üks vanimaid biotehnoloogia ettevõtteid Eestis, väga pikalt juba olemas olnud ja siis tooteid müüakse üle terve maailma, igale poole, et rohkem kui 110 riigis. Ja meil on ka väga tugev siis teadus- ja arendustöö kogu aeg käimas, et siis mõelda välja uusi tooteid, mida teadlastel võiks vaja minna. Ja meie põhiline tehnoloogia on siis stabiilsustagi tehnoloogia, mis võimaldab siis kõiki meie tooteid teha stabiilseks toatemperatuuril. Ehk siis, kui te tavaliselt mõtlete, et igast mingid kemikaalid, reagendid, ensüümid, et neid tuleb kogu aeg jää sees hoida, siis Solis Biodyne'i toodete puhul see ei ole vajalik, et kõike saab lihtsalt ümbrikus saata, väga kiire, lihtne, odav, keskkonnasõbralik ja siis te teeb ka muidugi eksperimenteerimise palju lihtsamaks. Aga endiselt ikkagi me kogu aeg mõtleme välja uusi tooteid, mida teadlastel võiks vaja minna praegu, mida võiks vaja minna tulevikus ja midagi sellist, mida siis keegi teine ei ole veel leiutanud. Aga selleks, et seda teha, ongi vaja just siis inimesi, kes oleksidki siis väga kõrgelt haritud ja oskaksid siis välja mõelda, et millised on need asjad, mida siis päriselt inimestel vaja on ja kuidas siis aidata teadlasi, et teha paremat teadust.
ja meil töötavadki siis päris erinevat taustaga inimesi, et meil on keemikuid, biolooge, geenitehnolooge, biotehnolooge, biomeditsiinist inimesi ja nii edasi. Ja eelmine nädal sai just kokku loetud ka, et 85% on siis magistri- või doktorikraad ja selle 15% hulgas tegelikult on ka inimesi, kes hetkel teevad magistrikraadi. Ja praegu näiteks me otsime ka regionaalset müügijuhti ja tehnilist tuge, ehk siis kui te näiteks mõtlete, et okei, ma nüüd teen magistrikraadi ära ja mu ainukene variant tulevikus on see, et ma olen ikkagi laboris ja pipeteerin, siis tegelikult see ei ole nii. On palju muid asju ka, mida saab lisaks laboritööle teha oma kraadiga. Et just näiteks üks variant ongi müügiinimene hoopis olla, et sa saad lihtsalt rääkida teadlastele või siis ka eraettevõtetele, nagu teistele biotehnoloogia ettevõtetele, et millised lahedad teadustooted on ja kuidas siis neile see kasulik oleks. Või siis näiteks tehniline tugi on see inimene, et kui oletame teie kasutate solispöödaini tooteid oma PCR-katsete tegemiseks ja millegipärast katse läheb metsa. Ja siis te mõtlete appi, mis ma nüüd teen. Ja siis te saate minna solispöödaini kodulehele, seal hüppab teile ette see chatikast. Ja kui te sinna kasti kirjutate, et appi, mu katse läks metsa, ma ei tea, mida teha, siis seal on päris inimene, kes teile vastab, mitte mingi robot, ja tema eesmärk ongi see, et ta siis aitab neid nii kaua, kuni teie katse jälle töötab. Et jah, selline on siis tehniline tugi. Aga siis selle jaoks on ka jällegi vaja ikkagi vähemalt magistrikraadi, et oskaks siis aidata inimesi, et tuleb nagu rohkem teada sellest, kui nemad tõenäoliselt teavad. Aga põhimõtteliselt neid töid saab teha ka poole kohaga, näiteks magistrikraadi tegemise kõrvalt. Ja siis, kui te tahate rohkem teada, siis seal all on ka meie karjäärileht, et lisaks leiate sealt ka erinevad blogipostitused erinevate inimeste kohta, kes meil töötavad ja mida nad teevad. Et mis variandid siis veel on lisaks laboris töötamisele näiteks, aga muidugi võib ka laboris töötada. Ja siin on siis ka niisama mõned lõbusad pildid, millega meil kõik ettevõttes tehakse. Et seal üleval näete, et meil on nagu oma väike filmistuudio, kus me filmime lihtsalt hariduslikke ja natuke reklaamilikke videosid. Siis meil on suvepäevades pilt, siis seal üleval paremal on Halloweenist pilt, et meil vaatame õudusfilme, paneme kostüümid selga, siis iga kord, kui midagi olulist või lahedat toimub, siis me sööme kooki, et ei ole ainult sünnipäevade puhul pidevalt. Ja siis seal all on jõuludest pilt, kus on suurem osa minu meeskonnast, mis on siis müügi- ja turundusmeeskond. Ja siis näiteks see lihavõtted, meil oli ka ettevõtte šokolaadimunade tagaajamine kontoris, nii et siis jah, seal sai šokolaadimune taga ajada. Ja kuna meil oli samal ajal käimas ka sammude võistlus, siis see oli väga tore, et ühtis. Ja näiteks Annabelli te võib-olla tunnete, tema õpib praegu magistris ja siis töötab solispöödainis ka. Ja siis Narges, tema on minuga samas laboris praegu, teeb doktorikraadi. Ehk siis tegelikult on võimalik ka 2 ühes teha, kui tunnete ise, et jaksaksite. Aga jah, see on minu poolt kõik praegu. Et jah, võite ka LinkedInis meid üles otsida, jälgida, et sinna tuleb kõik uus ja lahe info, et kas töökuulutused või lihtsalt mõned vahvad videod või mis üldse meil ettevõttes toimub. Jah, aitäh! Aitäh, Karolin! Nii, kas keegi tahab küsida? Minul on küll üks küsimus. Sina ja tegelikult Karl ka olete selline näide, kus tegelikult te olete sellise magistrikraadi omandanud, kus te tegelikult päevad otsa laboris pipeteerisite. Täna on sinu tööpäev hoopis midagi muud. Sa saad paari sõnaga kirjeldada, milline sinu tööpäev täna välja näeb? No, ma töötan turundusspetsialistina
ehk siis tegelikult kõik mu päevad on väga erinevad, et see täiesti oleneb, et mõni päev ma kirjutan terve päev blogipostitust, mõni päev me filmime midagi, siis mõnikord saab näiteks käia rääkimas kuskil, et millega me tegeleme, ja siis erinevaid siseüritusi saab ka korraldatud, aga jah, teinekord ongi see, et tuleb ka rohkem mingid Exceli tabelitega tegeleda või lihtsalt aidata müügil mingeid materjale kokku panna, et kuidas kõige paremini siis olekski ettevõttest rääkida või midagi sellist. Et kui rääkida ettevõttest ja nende blogipostitustest, siis tegelikult kulub väga marjaks ära ka magistrikraad, sellepärast et on väga keeruline kirjutada mingit pikka juttu kokku teadusest, kui sa sellest ise mitte midagi aru ei saa. Nii on. Ühesõnaga, see natukene jääb aeg-ajalt õhku rippuma meil, et meie haridusega ei olegi nagu väga palju rohkem midagi teha, kui minna akadeemiasse. Siis nüüd 2 näidet on juba sellised, kus tegelikult akadeemia on selline, siia jäämine ei ole oluline, akadeemiaga koostöö on oluline, aga nagu näha, siis juba vähemalt 2 meie ettekandjad ütlevad, et on ettevõtted täiesti piisavalt, kuhu saab minna peale magistri- või bakalaureuse õpinguid. Ja mõlemad te olete ka välja toonud selle, et mõlemad ettevõtted toetavad sellist magistrikraadi omandamist, mis viitaks nagu sellele, et see magistrikraad on ka teie jaoks oluline. Kas see on oluline nüüd sellepärast, et inimene muutub nagu efektiivsemaks või tal tuleb rohkem paremaid ideid, või see on oluline ka sellepärast, et kuskil kirjutada, nagu sina turundusinimesena, et sa saad kirjutada, et meil on 85% magistri- ja doktorikraadiga? Ei, see on kindlasti oluline sellepärast ka, et inimesed lihtsalt teavad rohkem, neil on rohkem spetsialiseerumist erialale, ja mis näiteks meil on mõnikord tulnud ka ettevõttes esile, on näiteks see, et kui meil ongi inimene, kes peab teadlastele näiteks maha müüma midagi või teeb näiteks koolitusi, ja siis ta ütleb, et mul on magistrikraad, aga ta räägib näiteks terve ruumile inimestele, kellel on doktorikraad. Ja siis need doktorikraadiga inimesed ei taha teda väga tõsiselt võtta, sest et nagu tal ei ole piisavat haridust, et seda juttu rääkida. Et ma arvan, et bakalaureuse kraadiga see oleks veel hullem. Et ikkagi, ma arvan, et magistrikraad on nagu väga oluline sellepärast, et sul on neid teadmisi ja kogemust, et sa oskad paremini nagu välja mõelda ka seda, et mida teadlastele pakkuda, ja sa mõjud ka usaldusväärsemalt, kui sa midagi teed. Aitäh. Tegelikult sinu jutus oli veel üks asi, mida võib-olla mille vastu võib huvi tunda just nimelt tänane publikum, on see, et sinu tänase töökoha põhisüüdlane on ettevõtte praktika. Ja tegelikult on ju võimalik meie õppekavasid läbida niimoodi, et keegi praktikale ju füüsiliselt tegelikult ettevõttesse minema ei pea. Ja on meil ka üliõpilisi, kes arvavad, et see ei anna neile mitte midagi, see praktikale minek. Kuidas sa seda kommenteerid? Selles mõttes, et sinu näide on nüüd see, et sinu tänane töökoht on tänu selle ettevõtte praktikale. Kuidas sa hindad seda, et sa võtsid selle aja, sa otsisid selle koha, sa läksid praktikale, investeerisid oma aega sinna ja täna tõenäoliselt sa oled rahul, aga kuidas sa hindad tervikuna seda, et ettevõtte praktikale minna või mitte minna ja mis põhjustel? Ma arvan, et kindlasti minna, et see annab väga hea ülevaate sellest, et näiteks mis mujal toimub, enne kui sa nagu pead päriselt tööle kandideerima. Et siis ongi nagu hea võib-olla võrrelda erinevaid kohti, näha juba, mis variandid sul on. Ja mul isiklikult, miks ma just võib-olla siuksele praktikale sattusin, oligi sellepärast, et kui ma olin magistris, siis ma olin kogu aeg laboris ja ma tegin kogu aeg katseid, ja ma tahtsin lihtsalt teada, et kas ma saan ka midagi muud teha. Ja siis sellepärast mu praktika oligi rohkem turundussuunaga. Ja mul oli ka teine praktika tegelikult, mis oli Tartu Ülikooli siis teaduskommunikatsiooni osakonnas, kus ma siis sain teada seda, et kuidas siis Tartu Ülikoolis teaduse kommunikatsioon toimub.
mis oli ka väga vahva ja ma sain nagu väga palju teada, et kuidas see asi käib ja kui keeruline päriselt on siis saada oma teaduslike avastustega uudistesse. Aitäh! Keegi publikust küsida? Kui hetkel ma ei näe, siis ma küsin su käest veel, ütleme siis ühe viimase asja. Ja see on seotud nüüd sinu ja Solis Biotine'iga, et kui siin, täna on kõik siin tagasihoidlikud, kui keegi tahaks tulla praktikale Solisesse, siis kas Solis võimaldab seda ja mis ta selleks tegema peaks? No praegu meil see praktikate osa on ikka selline, et me pigem võtame inimesi tööle kui praktikale, aga saab tulla ka, nagu ma ütlesin, poole kohaga, et ei pea tulema siis täiskohaga, et saab ikkagi õppida ka. Aga lihtsalt me siiani tunneme, et meil inimeste väljaõpetamine võtab nii kaua aega, et neil saab praktika enne otsa, kui nad tegelikult aru saavad, mida nad teevad. Nii kipub olema. Kas on kellelgi küsimust? Kui ei ole, siis aitäh, Karolin. Ma jätan su korraks rahule. Ja järgmise nii-öelda asutusena räägib teile Mikk. Mikk on jällegi meie livilistlane ja töötab juba mõnda aega sellises asutuses nagu Tartu Ülikooli Kliinikum. Tere kõigile! Mina olen siis Mikk Tooming ja olen Tartu Ülikooli Kliinikumist. Mina lõpetasin siis magistrantuuri biomeditsiinis 8 aastat tagasi ja tegelikult esimese asjana ma ütleks teile, et palun küsige küsimusi. Teil on siin eriala spetsialistid, nemad oskavad rääkida ja see on ainukordne võimalus. Ma nüüd pärast on küsimuste voor vist ka veel, et ärge kartke. Nii, räägin siis natuke endast, et mina lõpetasin siis siinsamas majas geenitehnoloogia bakakraadi, seda eriala enam ei ole või on vist baka on veel. Jah, siis me tegime sellise toreda seltsi nimega Bioteaduste üliõpilaste selts, mis on väga suureks saanud ja teeb väga vingeid asju. Siis mina käisin ettevõtte praktikal Synlabis, kus ma sain väga toredaid käelisi kogemusi ja arendustööde kogemusi, kui Synlab veel Tartus asus molekulaardiagnostika osakond. Siis ma vahepeal suvel baka ja magistri ajal olin ka Synlabis autojuht proovidele, see oligi põnev töö. Siis ma olin biomeditsiini magistrantuuris. Magistrantuuri ajal õnnestus mul teha ka aasta aega müügitööd ühes müügiettevõttes. See oli väga põnev ja ma sain teada, et ma ei ole väga hea müügimees. See on ka väga tore oskus, mida enda kohta teada saada. Nüüd ma olen teispool lauda, kus müügimehed käivad minu juures. Ja siis pärast seda müügitööd mul oli harukordne võimalus sattuda tööle siis kliinikumi geneetika ja personaalmeditsiini kliinikusse, kus ma alguses töötasin laboris, kui siis võeti mind tööle ka laborispetsialistina ja miskipärast astusin ma ka 2021. aastal arstiteaduskonna doktorantuuri, sellepärast, et meil oli nii palju toredaid andmeid, mida kokku võtta ja Eesti kohta teada saada, eestlaste kohta teada saada, eriti haiguste kohta. Ja ka 2 aastat tagasi olen ma siis ka Tartu Ülikoolis noorem teadur molekulaardiagnostika alal. Et minu põhitöö ongi siis olla arendusspetsialist meie toredas kliinikus. Olen ka siis doktorant, noorem teadur, Eesti meditsiinigeneetika seltsi sekretär. Vabal ajal, kui palju ma seda vaba aega on, teen podcasti, kuna arendustööga tegelen, siis ma olen kursis erinevate uudistega ja üksi mõtlesin, et on väga igav olla kursis nendega, et siis ma saaksin jagada seda teiste inimestega. Ja lisaks teen ka siis asju Eesti personaalmeditsiini seltsis ja Eesti inimese geneetika ühingus. Olen siis juhatuse liige. Aga kliinikumist. Kliinikum on siis Eesti vanim ja suurim meditsiiniasutus. Pakub siis kõige suuremat valikut meditsiiniteenuseid üle Eesti ja ainuke koht, kus tehakse geneetikat nii kõrgel tasemel. Kliinikum on tuntud oma teadus- ja arendustegevuse poolest, eriti teevad nad koostööd Tartu Ülikooliga ja teiste teadusasutustega, samamoodi Koosageeniga.
Kliinikum pakub siis tipptasemel ravi ja osaleb erinevates rahvusvahelistes teadusprojektides. Ja töötajaid eelmise aasta seisuga oli 5055. Aastas genereeritakse ligikaudu 300 teadusartiklit ja umbes 5 doktorikraadi kaitsmist nii kokku siis üle kliinikumi, nii arstidele kui ka spetsialistidele ja teistele inimestele. Nüüd räägin natuke teile, millised laboritöövõimalused on siis ühendlaboris ja geneetika ja personaalmeditsiini kliinikus. Laborianalüütikud töötavad meil siis päevast päeva laboris, nemad teevad siis sellist põnevat eesmärgipärast laboritööd. Seal on siis sellise taustaga inimesi nagu bioanalüütikud, laborandid ja magistrikraadiga on ka seal inimesi. Nemad teevad siis sellist eesmärgipärast tööd. Laborispetsialistid, kus on siis vaja magistrikraadi, nemad tegelevad siis erinevate geneetiliste tulemuste interpretatsiooniga geneetika ja personaalmeditsiini kliinikus. Teistes laborites tehakse muude analüüside vastuste genereerimisega ja osad siis spetsialistid tegelevad ka siis uute diagnostiliste metoodikate arendustööga. Lisaks meil on siis sellised toredad inimesed nagu bioinformaatikud, kes siis tegelevad erinevate töödega, kas siis laboriinfosüsteemi haldamisega või siis meie kliinikus siis geneetiliste andmete interpretatsiooni, andmebaaside loomise, haldamise ja muude toredate asjadega. Ja siis on sellised inimesed, nagu on projektijuhid, kes on ka enamasti magistrikraadiga, et nemad siis hoiavad hea selles osas, et oleks erinevad projektid, kus oleks siis kliinikum ja Tartu Ülikool koos ühes asutuses ja need on siis ülemaailmsed või üle-euroopalised, kus tehakse siis erinevaid innovaatilisi põnevaid asju. Väike pilt ka siis laborist, kus on siis meie au ja uhkus, minu laborist vähemalt on siis Eesti suurim sekvenaator, neid on nüüd Baltikumis ka veel, et selle toreda masinaga on võimalik siis ära sekveneerida, kui see masin sekveneerib aastas siis, või töötab aastas iga päev, et umbes 20 000 inimest. Meil aastas sünnib juurde lapsi 10 000 ja me võiksime 20 000 inimesele teha kogu genoomi sekveneerimise. Meil on siis täiesti kõrgtasemel laborid meie kliinikumi geneetika ja personaalmeditsiini keskuses. Meil on siis 3 laborit, mis on siis meditsiinilabor ISOga, on ainevahetushaiguste labor, tsütogeneetika labor ja labor, kus mina töötan, on siis molekulaardiagnostika ja siis on ka veel eraldi harvikhaiguste kompetentsikeskus, kus siis tegeletakse spetsiifiliselt hästi selliste teadusprojektide ja harvikhaigustega, et kui mida on siis näiteks üks inimene kogu Eesti kohta või isegi harvem. Ja teeme tööd DNA, RNA, valkude ja muude põnevate asjadega ja just meditsiinilisest vaatevinklist. Väike pilt sellest siis, milline näeb välja igapäevane molekulaardiagnostika laboritöö. Arst tellib siis patsiendile analüüsi, meie siis eraldame selle uuritava materjali, valmistame selle materjali tööks ette, toimub siis bioinformaatiline analüüs, enne seda veel sekveneerimine, raamatukogude valmistamine, siis laborispetsialistid tegelevad variantide interpretatsiooniga ja siis me koostame raporti ja siis arstid nõustavad patsiente. Et hetkel veel geeninõustaja ametit ametlikult Eestis ei ole, neid on paar inimest olemas. Loodetavasti see lähiaastatel ka tuleb, et sellega hetkel tegeletakse. Kuigi näeme, et vajadus on väga suur. Ja siis töötajate karjäärivõimalused ja muud asjad on sellised toredad, et meil on hetkel 2 projekti. Üks projekt on rahastuse saanud, see esimene siis, mis on siis Eestis esimene ja Baltikumis ka, et on kasvaja rakuvaba DNA analüüs sellistele patsientidele siis, kellel ei ole võimalik näiteks biopsiat võtta või on muud välistavad tingimused, siis seal teeb üks magistrant oma magistritööd ja samal ajal saab labor ja Eesti riik kasu ka sellest, et me töötame siis selle rutiintöövoo sisse ja patsientidele saame seda pakkuda. Ja teine põnev asi on see, et me andsime taotluse sisse kesknärvisüsteemi kasvajate profileerimiseks sellise uudsel metoodikal nagu long-read sekveneerimine, kus saab palju rohkem infot tänapäevaste metoodikatega ja saab lisaks metulatsiooni
ja muid toredaid asju, mis siis aitab seda kasvajat paremini profileerida. Võimalus on osaleda erinevates rahvusvahelistes projektides, kas siis vähiga seotud, harvikhaigustega seotud või muudes asjades. Käime iga-aastaselt erinevatel konverentsidel, koolitustel, just meie residendid ja doktorandid tulid Berti Noorost. Siin ma olen välja toonud Ameerika inimgeneetika ühingu konverentsi, kuhu ka mina see aasta lähen Bostonisse, ja sellel kuul toimub Euroopa inimese geneetika ühingu konverents, mis toimub siis Itaalias. Ja rääkisin ka sellest, et osad teevad siis nii-öelda teadmussiirde magistrantuuri, siis alates sellest aastast on Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Tartu Ülikooli vahel ka teadmussiirde doktorantuur, kuhu astus ka siis meie üks bioinformaatik. Et on võimalus töö kõrvalt doktorantuuri läbida ja teha tipptasemel teadust. Ja sellega ma siis oma väikse monoloogi lõpetaksin. Jälgige meid Instagramis ja ootan teie küsimusi. Aitäh! Tehnik. Et monoloog lõppes, algab diskussioon. Et diskussioon nõuab 2 poolt. Jah, üks hetk. Joonas annab sulle mikrofoni ka. Teen siis publikumist otsa lahti, et me räägime siin ainult magistrissõppesse siirdumine, et sageli ma kujutan ette võib-olla nii, et on, ütleme, et siis tööle kandideerimise kontekstis sul on näiteks 10 tudengit, kes on kõik magistri lõpetanud, neil ongi 2 magistritööd, ütleme mingi erialane praktika, aga ma kujutan ette, et väga sageli võib olla, et siiski need CV-d on suhteliselt sarnased, et võib-olla küsiks, et mis on siis näiteks nagu mingid muud oskused, kas interpersonaalsed oskused või silmaring, mis just tööandjal võimaldab nagu eristada erinevaid kandidaate. Et mis on see, mis lööb just silmas ära, et äkki kas teie või mõni muu erasektori esindaja oskab rääkida sellest? No minu silma lõi praegu särama see, et sa küsisid küsimuse, et sa olid aktiivne. Et ma isiklikult enam nüüd töövestlustel ei osale, aga loomulikult kandidaate on erinevaid ja kui CV-d on isegi sarnased isikuomadused tõepoolest mängivad rolli, pluss muu avalik huvi ja kui palju sa tunned huvi firma vastu ja kui tõeliselt see ka, et kui silm särab nähes tegemas näiteks laborispetsialisti tööd või geneetika valdkonda üldse, et kui palju sa tead sellest ja oled huvitunud. Aitäh. Järgmine. Kui suure tõenäosusega sinna teadmussiirde magistratuuri saab? Kas te võtategi 1 tudengi 2 aasta jooksul ainult? See on väga hea küsimus. Kui nüüd see eelnev projekt saab rahastuse, siis see on üks väga põnev projekt, aga kindlasti tasub meile kirjutada. Aitäh. On veel mõni küsimus? Juba hakkab diskussiooni moodi välja nägema. Et ma siin nüüd sekkuks ikkagi. Miks sina oled ju meil lõpetanud laias laastus molekulaarbioloogia, rakubioloogia sellise ala ja töötad kliinikumis. Kliinikum nagu tavamõistes tähendab seda, et seal on arstid. Kuidas sa nagu siis... Kuidas mina sulandun sinna? Kuidas sina sulandud ja tegelikult kas see väide nagu, et seal on arnud arstid ja tegelikult sinna nagu keegi teine ei mahugi, et kas see siis vastab tõele või ei vasta tõele? Ma vastaksin sellise naljaka repliigiga just nimelt geneetika valdkonnast, kust meil ka noored arstresidendid tulid koolituselt, et üks hästi tuntud arst ütles seda siis Han Brunner, kes on geneetik Naimegenis, et arstid on toredad, aga eksoomid on palju paremad. Ehk siis see näitab siis seda, et arstid ilma laborita või laborispetsialistideta või üleüldse teadlasteta ei ole mitte keegi selles mõttes, nad üksi ei saa hakkama. Nad said hakkama 100 aastat tagasi. Täna lihtsalt on see meetodid läinud nii kaugele, et ilma sellist molekulaarrakubioloogia teadmist, et hästi enam ei saa, eks ole. Ja kui sa nüüd vaatad seda seltskonda, kes teil seal laborites on, siis kuidas nad jaotuvad sinu meelest, et
noh, ma saan aru, et seal on meie lõpetajaid on palju ja seal on medkooli lõpetajaid on palju ja kas arstiteaduskondast nagu laborite poole peal? Osalt on küll. Aga nad on pigem abiarstina tööl niimoodi, et viimastel kursustel ja et see on selline rohkem spetsiifiline, aga meil on küll jah, et laboris on valdav osa kas siis baka, bioanalüütikud või laborandid ja laborispetsialistiks saab siis magistrikraadiga. Et see nõuab siis magistrikraadi olemasolu. Ja miks siis on nii palju nii-öelda laborispetsialiste laboris töötamisel on see, et laboriarste võetakse Eestis vastu 1-2 aastas ja ei ole lihtsalt inimesi, kes teeks seda tööd. Et just oli meil kokkusaamine Leedus, see oli väga huvitav nende poolt, et neil ei tohi laborispetsialistid, kes on meiega sama haridusega, magistriharidusega, et neil ei tohi need inimesed vastata analüüse, kui see on pärilik vähk. Aga kui see on somaatiline vähk, mis on elu jooksul tekkinud, neid nad võivad. Et see tekitab nii suured käärid neis selle, et aga meil ei ole seda probleemi. Et ühesõnaga tegelikult, kuhu ma tahtsin sellega välja jõuda, on see, et nüüd kui eelkõnelejate puhul see bakalaurus ja magister, see on niimoodi, et hea on, kui on, no kui ei ole, saame ka hakkama, siis kliinikumis on ikka väga selgelt kirjas, millistele ametikohtadele sa saad magistrikraadiga ja millistele sa ei saa siis. Nii et ma arvan, et siit võid sa vist vabalt öelda, et magistrikraad tuleb igal juhul kasuks, kui töötada sellises asutuses nagu kliinikum. Saab hästi põnevaid asju teha ja magistrikraadiga, aga loomulikult, kui sa veel tahad avastada ennast, siis on võimalik laboris ka tööd teha ja mõelda, mis sa tahad eluga teha. Kuhu ma tahtsin veel jõuda, on see, et tegelikult Karolin oli vist meil doktorantuuris, eks? Ja sina oled ka nüüd doktorantuuris. Lõpetasid sa meie magistrantuuri ja nüüd te mõlemad olete ju meditsiiniteaduste doktorantuuris. Jah. Kuidas sa siis ühesõnaga, et see ei ole nüüd, kuhu ma tahaks välja jõuda, on see, et kas siis võib tänastele huvilistele edasi öelda seda, et isegi kui te lõpetate siin ja lõpuks leiate, et te tahaksite teha võib-olla natuke midagi muud, siis see ei ole see koht, kus teile piir ette tuleb. On võimalik minna ka nii-öelda selle raja pealt natuke kõrvale. Et kuidas see doktorantuur seal? Jah, mina ei läinud üldse otse doktorantuuri. Loomulikult, kui ma alustasin oma bakaõpinguid, mul oli kindel plaan, ma saan teadlaseks, hakkan vähki ravima ja niisuguseid põnevaid asju tegema. Kusjuures ma nägin seda raskust, kuidas on teaduses, et tihtipeale raha on vähe, et kui meil töögrupi algusaastatel sai palju katseid teha, siis magistri lõpus eriti seda raha ei olnud. Küll pärast, kui ma ära lõpetasin, tuli uuesti raha, aga mina kohe ei läinud edasi õppima doktorantuuri, aga mul tõepoolest töö kõrvalt oli see võimalus, et need andmeid on tõesti nii palju ja need on kvaliteetsed andmed, mida me genereerime, et on midagi hea võimalus tagasi anda Eesti ühiskonnale teada saada, et millised, mina siis tegelen puhtalt selliste asjadega, et millised geneetilised variandid on eestlastel, kellel on rinna- või munasarja vähk, ehk siis pärilikud ja somaatilised. Et seda keegi ei tea veel kahjuks. Et jah, et siuke mingi kuklas oli mul ikka mõte, et peaks selle doktorantuuri ära tegema. Aitäh! Kas keegi tahab veel publikumist küsida midagi? Ei taha? Ma ise lisaks. Tuleb. Jah. Saagi. Jah, väga hea. Mul on niisugune küsimus, et miks biomeditsiini magister, mitte näiteks arstiteadus? Väga hea küsimus. Küsid minult, on ju? Või üldse? Jaa. Kuna mu ema on arst ja mina nägin, kuidas patsiendid, ta on perearst, tal käib umbes 70 patsienti päevas ja mul on sellest tekkinud nii-öelda heas mõttes trauma, et mina tahan tegeleda meditsiiniga, aga ma ei taha tegeleda patsientidega otse nagu kontaktis. Muidugi ma oleks võinud minna siis ka näiteks arstiks ja siis ma oleks patoloog, oleks ka tore töö olnud, aga
Ma tahtsin ikkagi tegeleda meditsiiniga ja ei tahtnud otse patsientidega tegeleda, et ma saan nüüd tegeleda põnevate geneetiliste avastustega, et arst tegeleb siis nendega. Ma ei tea, kas ma vastasin su küsimusele. Aga biomeditsiin, miks sellepärast, et kui mina läksin biomeditsiini, oli see õppekava ühte sorti ja nüüd see on läinud palju põnevaks. Ma ise olen ka õppejõud seal 2 aines, et see on väga põnevaks on läinud see asi. Et kui vähegi meditsiin huvitab, et siis seal saab näha erinevaid laboreid, kuidas asjad toimivad, näete oma ala spetsialiste. Ja. Aitäh! Aitäh! Sa tahtsid veel lisada enne midagi? Ei, see oligi põhiline. Aga et arstiteaduskonda on loomulikult võimalik ka minna ja õppida meditsiinigeneetikat ja tehniliselt sa võid samamoodi lõpuks välja jõuda laborisse. On veel kellelgi mõni küsimus? Sest tegelikult mul on üks küsimus nagu eelkõnelejatele kõigile. Alustame miks sinust, et meil on 2 õppekava, molekulaarsed bioteadused ja biomeditsiin. Kuidas sulle tundub, kas üks annab teisele eelise või ei anna? Sest laias laastus minule vähemalt jääb selline mulje, et nad töötavad erinevates kohtades ja ma räägin kliinikumist või solisest või koosagenist. Nad lõpuks on külje kõrval laboris, saavad mõlemad hakkama ja vahe on lihtsalt selles, millise õppekava nad on läbinud. Nendest õppekavadest ja need ülesehitusest tuleb natuke hiljem juttu. Aga kuidas sulle tundub, kas mul on õige mulje, et põhimõtteliselt saavad nad tööle emma kumma nad on läbinud? Meie ei diskrimineeri küll, kas sa oled lõpetanud biomeditsiini või molekulaarsed bioteadused. Pigem on just see, et mis sind, sa pead selle 2 aastat läbi tegema, kui sa tahad magistrantuuri kraadi saada. Lihtsalt sa saad ise valida, et kas sa võtad rohkem arstiaineid või huvitab sind näiteks bioinformaatika või põnevate konstruentide tegemine laboris. Jah. Karolin, et mikrofon tuli, et kuidas sa kommenteerid? Ma ütleks ka, et vahet ei ole. Et ükskõik. Ja Karl? Aitäh. Eks ta natuke on selles mõttes vahe, et kuhu suunda ta ise tahab minna, et palju ta eeltööd saab ära teha, aga nagu Karolin ka enne mainis, et me ka praktikanti liiga palju ei võta, sest see koolitusaeg on väga pikk ja et kes meile ikkagi tööle tuleb mingi spetsiifilise asja peale, siis meil on nii see koolitus sellel magistrile kõigil on juurde. Ja kui sa ükskõik kumma magistri olete läbinud, siis teil on juba head eeldused, et te saate sellest tööle tulemiskoolitusest kenasti aru ja seal ei ole midagi keerulist. Aitäh! Kas keegi tahab veel küsida midagi? Kui ei taha, siis täname siin asutuste ettevõtete esindajaid. Ja läheme järgmise osa juurde, et ma olen kutsunud siia 2 meie praegust magistranti. Marcella õpib meil biomeditsiinis ja Roger õpib meil molekulaarsetes bioteadustes. Et nemad nüüd tutvustavad natukene oma nägemust sellest, mida nad õpivad ja te saate küsida otse selle õppimise kohta. Ja kui selle osaga lõpetame, siis lõppu me jätame veel sellise väikese diskussiooni osa, kui te saate kõikide käest korraga midagi küsida. Et ma loodan, et te siis oma küsimusi ette valmistate. Ja Marcella, palun, kuulame sinu nägemust biomeditsiini õppekavast. Tervist! Mina olen siis Marcella ja ma olen biomeditsiini esimese kursuse tudeng. Ja minu lugu algas siis sellest, et ma lõpetasin siin majas geenitehnoloogia ja ma ei olnud üldse päris kindel, et mis must siis edasi saab. Et geenitehnoloogia alguses ma teadsin umbes, et mind huvitab kriminalistika, mis on ka tegelikult hästi populaarne paljude seas, aga baka lõpuks see ei olnud enam selline primaarne huvi. Ja siis esimene mõte oli muidugi, et välismaale, täiesti kindel mõte, aga asjad läksid nii, nagu läksid, aega ei olnud ja siis ma ikkagi otsustasin, et ma arvan, et Eestis on ka samaväärsed võimalused
ja mis see siis muu oleks, kui mitte biomeditsiin. Ja valikul otsustasingi siis selle põhjal, et ma tahtsin rohkem teada saada inimeste kohta, et need, kes siin geenitehnoloogias ja ka bioloogias on, et te teate, et bakas on niisugune hästi nagu baastase ja üldine, et väga sellist inimese spetsiifilisi asju väga palju ei käsitleta. Neid on, aga mitte võib-olla nii palju, kui mõni tahaks. Ja seetõttu ma ikkagi otsustasin biomeditsiini kasuks. Ja mis tegelikult võib-olla alguses minu mõtet mõjutas või kõigutas, oli siis see, et see sõna meditsiin seal biomeditsiini sõnas tundus mulle tohutult meditsiinikeskne. Et ma ei olnud nagu kindel, et kas ma nüüd tahan päriselt tegeleda mingisuguse haigusuurimisega või mingi patoloogiaga, vaid ma tahaks tegelikult lihtsalt rohkem võib-olla teada saada, kuidas inimene toimib, ja see ei pea olema ilmtingimata mingisugune haiguse mehhanism või seisund, aga siiski tegelikult ma nüüd tean, et see ei pea olema nii, et sa õpid mingisuguseid haiguse mehhanisme pähe, vaid tegelikult sa saad sealt muid asju ka. Ja minu isiklik huvi nüüd on siis tegelikult hoopiski neurobioloogia, mis on ka siin läbi käinud juba, ja teen oma magistritööd ka tegelikult siis ühes laboris, kus me siis uurime närvisüsteemi ja täpsemalt siis tegelikult psüühikahäireid ja sellega seonduvaid seisundeid. Ja lisaks siis nendele meditsiiniainetele, meditsiiniga seotud ainetele, mis siis biomeditsiinis on, tegelikult saab ka hea sellise molekulaarbioloogia ja rakutasandi meeldetuletuse ja tegelikult minu huvide nii-öelda raames siis see tegelikult toetab ka hästi palju seda, et ei pea olema kõik seotud just nende samade haigusmehhanismidega, mis on ka muidugi väga huvitav, aga minu magistritöö raames see otseselt ei ole mingisuguse sellise asja uurimine. Ja siin ma olen välja toodnud ka siis erinevad õppeained, et meditsiinist ja siis Tümri poolt pakutavatest ainetest, et nad toetavad üksteist väga palju, et ühest küljest, kui teil on see baas olemas, siis te mõistate paremini seda, mis toimub siis selles kliinilises pildis ja kliinilises maailmas. Ja mis mina tegelikult avastasin praegu esimesel kursusel, olles nii-öelda vähe kogenenud sellel õppekaval, oli see, et kuna mind niikuinii see närvisüsteem juba huvitas, siis immunoloogia kursus tegelikult, mis alguses tundus natuke hirmutav ja aeganõudev, andis mulle sellise uue vaatevinkli või uue huvi, mis on siis nii-öelda neuroteadused ja immunoloogia kombineerituna, ehk siis neuroimmunoloogia. Et see on ka üks selline väga-väga põnev ja ilmselt väga suur tuleviku teema või tegelikult ka juba praegu väga olulisel kohal meie ühiskonnas. Ja sellised huvitavad avastused tegelikult, mida võib-olla varem isegi ei tea, et eksisteerivad. Ja kuna tegelikult see õppekava on suhteliselt selline range, või tal ei ole nii palju valikuvabadust võib-olla kui molekulaarsetes bioteadustes, siis tegelikult on natukene võimalust ka seda eriala enda jaoks sobivaks kombineerida, et seal on olemas moodulid, mis sa saad siis endale nii-öelda ära valida, vastavalt siis enda huvidele ja soovidele, aga mingid asjad on siiski kohustuslikud, nagu alati igal pool, ja tegelikult on ka päris huvitavaid valikaineid. Et kui sind huvitab näiteks nanomeditsiin, siis sa saad võtta endale valikaine nanomeditsiin. Kui sind huvitab samamoodi näiteks närvisüsteem, siis sa saad endale närviteaduse valikaineks võtta, või näiteks reproduktiivbioloogia, see on ka täitsa olemas, et tegelikult annab mängida küll selliste ainete kokkupanemisega. Ja nagu siin varasemalt juba ka läbi käis, siis tuleviku võimalusi on erinevaid, et kas tahate minna kuskile uhkesse biotehnoloogiafirmasse või näiteks kliinikumi, et need variandid või siis minna akadeemiasse.
et näiteks doktorantuuri või siis kombineerida neid asju. Ja samamoodi tegelikult käisin läbi ka praktikavõimalus, et praktikat on ka võimalik läbida ja see on kindlasti väga kasulik. Minul endal kahjuks ei ole praegu sellist aega, et minna praktikale, sest et ma käin ka tööl ja aega leida on natuke raske. Aga kindlasti soovitan neile, kellel on seda aega ja seda mahti. Ja mida mina siis julgeksin veel öelda selle õppekava kohta ja mida ma oskaksin soovitada, on siis see, et tegelikult nii palju, kui ma siis esimese aasta kohta julgen öelda, et sügised on päris töömahukad, et on palju raskeid aineid, võib-olla palju mahukaid aineid on võib-olla õige mõelda, ja kevaded on hõredamad. Et näiteks praegu mul on ainult 2 ainet, aga sügisel oli neid palju rohkem. Ja vaadates siis järgmise õppeaasta plaani, siis tundub, et see jätkub samamoodi, et sügis on selline hästi tihe, on palju aineid, kus nõutakse palju, ja kevad siis peaks olema pühendatud lihtsalt oma magistritöö kokkupanemisele ja kirjutamisele. Aga kui te siin kaalute, et kas minna EMBA või kumba, siis ma soovitan kindlasti biomeditsiini tulla siis, kui teil on kindel huvi just meditsiiniga seotud või inimesega seotud teemade vastu ja te olete valmis panema oma aja sinna, et te reaalselt jõuate õppida, et kes käivad ka tööl näiteks, et annab mängida ilmselt kuidagi moodi, sest et minul näiteks õnnestus, et oleneb palju ka tööandjast, aga kindlasti kõik on võimalik, kui te seda ise tahate. Ja muidugi kasuks tuleb ka hea ajaplaneerimise oskus nagu igal pool mujalgi. Ja tegelikult palju on selliseid aineid ka, kus sa pead käima kohal, et seda kontrollitakse ja puudumine toob kaasa endaga lisatööd. Et selliseid õppeaineid on ka, et kes kaalub tulemist, et selleks ka siis valmis olla, aga üldjoontes on kõik väga huvitav ja ilmselt kes veel ei tea isegi, mis meditsiini suund teda huvitab, siis kuna seal on palju erinevaid aineid, siis te kindlasti leiate selle suunaga, et mis teile just sobida võiks. Nii et kui see on teie huvi, siis ma arvan, et see on ka seda pingutust väärt ja seda aega väärt. Ja ma arvan, et see minu poolt on kõik. Aitäh! No nüüd küsimusi. Jaa. Neuroimmunoloogiat sain aru, see on su spetsiifilisem eriala. Neuroteadus on väga huvitav, olen isegi mõelnud selle peale, aga nüüd, kus ma bakatööd kirjutan ja uurin ka mingeid neuroteaduslikke teadustöid, siis jääb ikkagi mulje, et see on nagu väga tugevalt andmeteadusel põhinev, et kas see vastab tõele või siiski see on ikkagi ka nagu natuke märjem. Kuna mul ei ole veel nii palju kogemust selles valdkonnas, siis ilmselt oskab Karolin sellele paremini vastata, aga ei tegelikult, kuna mina ise praegu tegelen tegelikult loomkatsetega palju, siis kindlasti on hästi palju erinevaid nii-öelda kohti selle teadusharu juures, et sa saad teha loomkatseid, sa saad neid laboris analüüsida ja pärast ilmselt arvutis midagi teha veel, et ilmselt see oleneb sellest, mida sa täpsemalt uurid. Ja neuroimmunoloogia kohta ma tegelikult ise väga palju öelda ei oska, sellepärast, et ma ise konkreetselt sellega veel ei tegele. Ma loodan, et ma saan mingisuguse väikse jupi enda magistritöösse ka sellest, aga jah, selle kohta ma nii täpseid vastuseid ei oska anda, et kuidas täpselt sellist tüüpi laboris need asjad tavaliselt on. Aga kindlasti ma arvan, et peaaegu igas uurimisgrupis või siis selles valdkonnas, kus sa tegeled, on siis erinevaid kohti, et on nii arvutitööd, on bioinformaatikat ja on ka seda nii-öelda labori poolt ja võib-olla mingid muid katseid, et näiteks just need samad loomkatsed. Aitäh! Tahab veel keegi midagi küsida?
praegu on see võimalus, ma rõhutan, hiljem enam ei ole. Mina küll küsiks veel selle kohta, et sa ütlesid, et on päris palju aineid, kus tuleb palju kohal käia. Et need, kes meil täna bakalaureuse õpivad, siis selliseid loenguid, kus peaks kohal käimise, neid on ikka vähe, kui mitte öelda, et peaaegu ei ole. Siis nüüd on see teatav kultuuri erinevus on. Et aga kui sa ütled, et peab kohal käima, kas see on nüüd niimoodi, et on mingi loengukursus, kus sa peadki 100% kohal käima? Või sul on ikka antud mingisugune, et näiteks kogu kursuse jooksul 3 korral võid puududa või ongi nii, et 100% ja peale seda, kui sa oled 1 korra puudunud, siis tuleb teha lisatööd ja nii edasi? Seda on erinevaid, et on aineid, kus ongi 100% pead kohal käima, ainult võib-olla mingil väga mõjuval põhjusel saad puududa ja siis on ka lisatöö, aga on aineid, kus on näiteks kõik seminarid kohustuslikud, et loengud võib-olla ei ole, aga seminarid on ja praktikumid näiteks. Et sellist kombinatsiooni on ka. Ja. Aga kuidas nüüd sa ütled, et sa õpid nüüd täiskohaga ja siis töötad täiskohaga, ma eeldan, jah? Ei, 0,7. No vahet ei ole. Kuidas sa suudad seda asja kombineerida, kui sul ongi reaalselt kohalkäimise kohustus ja õppimine on mõnevõrra ja õppimise ja töö ühildamine on siis lihtsam, kui sul on nii, et sa saad omas tempos mingid asjad ära õppida, lihtsalt pead eksami sooritama. Aga kui sa reaalselt peadki kohal käima, sa pead tööl käima ja siis sa pead veel eksamiks ära õppima, eksamit ka ära sooritama, et oskad sa anda näpunäiteid, kuidas sellega hakkama saada? Ma arvan jällegi, see sõltub hästi palju tööst, mis sa teed, et kui sul ongi rangelt, et sa pead olema 9-5 kuskil kinni, siis see on väga keeruline ja kui tööandja seda nii-öelda sulle ei muuda paindlikumaks ka, siis ongi raske. Aga näiteks sügisel ma olin ühes teises kohas tööl, kus ma praegu enam ei ole, et seal oligi nii, et lihtsalt sai kuidagi siis kokkuleppeliselt jagada, et kas sa teed siis järgmine päev neid asju, kus sul ei ole seda kohustuslikku loengut näiteks või teed õhtul või midagi sellist. Et see väga palju oleneb, et milline see töö iseloom on. Aga omast kogemusest eksamiteks ja kooliga nii-öelda aja jagamine, et see kohati on keeruline ja kohati väga stressirohke, aga kui see läbi saab, siis on hea tunne, et see on möödas. Aga siiani olen hakkama saanud, et ma arvan, et kui sa tahad, siis sa suudad. Ma ei saanud seda, kui su jutust päriselt aru, aga kas sa töötad päris eraldiseisvalt selles mõttes oma magistritööga mõttes, et sa pead magistritööd ka veel tegema? Nüüd ma töötan samas laboris, kus ma oma magistritööd teen, et sügisel ma olin veel ühes teises kohas, aga nüüd on nagu 2 ühes. Jah, see teeb natuke lihtsamaks, sest kui sa nüüd mõtled selle peale, et sa pead ju oma magistritöö ka veel tegema, mis on päris mahukas töö. Üks on kogu kirjutamine, teine on kõik need eksperimendid ja andmeanalüüsid ära teha, siis sellepärast ma küsisingi, et kuidas sa saad hakkama, sest sul lihtsalt ei ole ööpäevas töötunde nii palju. Aga okei, keegi küsida midagi tahab? Siis kui ei taha, siis aitäh! Ja kutsume siia Rogeri. Roger on meie 2. aasta molekulaarsete bioteaduste magistrant ja räägib natukene oma kogemusest selle õppekavaga. Ja tere kõigile ka minu poolt, mina olen siis Roger, nagu Margus juba tutvustas, molekulaarsete bioteaduste õppekava siis 2. aasta tudeng, mis minu jaoks hetkel annab seda, et ma üsna suuresti istun 4 seina vahel, kirjutan lõputööd kokku, nii et väga tore oli saada kutset siia. Aga minul, meil on nagu ka võib-olla paljudel siinolijatest seisab see raske valik ees, et kumba eriala valida. Ma ise ka väga pikalt ei teadnud üldse, kumba eriala ma valida tahan. Ma lükkasin selle täitsa, ma arvan, täiesti viimasele kuupäevale, mil pidi selle otsuse langetama. Et ma seni kaua lükkasin võimalikult kauast otsust edasi, sest ma lihtsalt ei suutnudki nii kaua otsustada. Sest mõlema lõppeval on väga kindlad omad plussid, aga võib-olla ka mingid oma siis siuksed puudujäägid või natuke nõrgemad kohad, mis endale võib-olla väga ei meeldi. Ja et ma siis proovin natuke enda vaadet anda sellele, mis mina leidsin ja hetkel leian, et on molekulaarsete bioteaduste õppekava siis tugevused.
ja nii võib-olla umbes nagu Marcella eelnevalt lõpetas valikuvabaduse koha pealt, siis minu arvates täiesti number 1 argument on see, et sa saad molekulaarsete bioteaduste õppekaval põhimõtteliselt ehitada oma õppekava ise üles. Et sul on sa oled osa ühest kindlast valikmoodulist, kus sa teed siis 18 EAP-d ja kõik ülejäänud 12 EAP-d on vabalt valitavad. Ehk mis tähendab seda, et näiteks kui mina olen rakendusgeneetika ja mikrobioloogia valikmoodulis, ma võin valida ka vabalt juurde näiteks inimgeneetika ja rakutehnoloogia suunaaineid. Jällegi teistpidi võib ka võtta, et kui ma juba tean väga kindlalt, kuhu ma soovin spetsialiseeruda, ma võingi võtta ainult näiteks rakendusgeneetika ja mikrobioloogia aineid. Et see valikuvõimalus, kas ma veel täpselt ei tea, millega ma tulevikus tegeleda soovin, aga ma laiendan seda ampluaad nii palju, et mul on see võimalus tulevikus olemas. Või siis ma juba tean väga konkreetselt, mis ma tulevikus teha tahan, ja ma saan veel rohkem süvakuti minna just nende teemadega, mis mul endale huvi pakuvad. Ja teiseks on kindlasti see, et igas moodulis on ka ette nähtud siis üks välisõpingute aine, mahuga 15 EAP-d, mis tähendab seda, et väga mugav on välisõpinguid sobitada enda õppekavaga. Mina ise käisin küll lühiajalisel õpirändel, mis on siis lühem, nagu ta ütlebki, lühem õpiränne, mis on vähem kui semester. Minul oli siis niimoodi, et nädal aega käisin Belgias koha peal ja siis sellele eelnes umbes nädal aega ja pärast oli ka umbes nädal aega online siis selliseid kokkusaamisi. Ja kuna meil Tartu Ülikoolis on ka hästi palju erinevate ülikoolidega lepinguid, siis tegelikult on ka see ülikoolide valik äärmiselt lai ning sinna 15 EAP sisse sa saadki võtta põhimõtteliselt kõik ained, mis sobivad siis sinu valikmoodulisse, aga tegelikult saad võtta ka hoopis teistsuguseid aineid, mida meie õppekavas näiteks üldse ei olegi ja mida meil võib-olla siin Eestis üldse ka ei õpetata, et kõiki neid aineid on võimalik programmiga läbi rääkides lisada ka enda õppekavasse. Ja mis mulle ka väga meeldib just selle õppekava puhul on see, et kui bakalaureuses on hästi palju sellist nagu vundamendi ladumist veel ja on hästi palju konkreetset õppimist ja asjade võib-olla päheõppimist ja protsessidest arusaamist ja asju, siis magistriõpingud lähevad suuresti arutelude põhiseks, ta hakkad arutama teadusmetodoloogia üle, ta hakkad arutama, kuidas mingeid asju võiks testida, mis on võib-olla mingite katsete nõrgad kohad, hakkad väga kriitiliselt hindama erinevaid teadusartikleid, kas nad nagu esitavad tulemusi nii, nagu nad võiksid esitada, kas need on kuidagi võib-olla neile sobivalt suunatud, et see teeb kogu selle nagu õpingu nagu hästi põnevaks ja arutelurikkaks, et sa õpidki nägema erinevaid vaatepunkte ja ka enda nagu mõtte ja kriitika arengut. Ja muuhulgas on võimalik õppida ka siis järelduste hindamist ja siis ka õppida lähema näiteks bioeetika kohta. Ja siit nagu siin varasemalt on läbi käinud ettevõtte praktikamoodul, et mina ise ettevõtluspraktikamoodulit praktika mõttes ise ei läbinud, kuna mul oli ka eelmine aasta üsna tihe graafik, nii enda laboritöö, seltsijuhatuses olles, veel osakoormusega ka tööl olles, siis mina asendasin ettevõtluse praktika näiteks üldse siis majandusvaldkonna ainetena, et mina otsustasin, et ma tahan rohkem teada õppida ka majandusvaldkonna kohta, nii et ma siis sain need ained asendada siis praktikaga. Aga kindlasti see praktika võimalus ka minu siis kursakaaslaste näol on äärmiselt kasulikuks osutunud. Hästi paljud, kes on näinud praktikale, on leidnud sealt ka oma tulevase töökoha. Et see on justkui esimene võimalus saada jalg ukse vahele kuskil ettevõttes. Ja see ühtepidi annab sulle teada, et kas see ettevõte tegeleb erialaga või valdkonnas, mis sulle endale meeldib, ja sa tead, et sa tahad selle edasi tegeleda, aga võib ka olla täitsa vastupidi. Ja sa saad teada, et sulle võib-olla üldse ei meeldigi sellises valdkonnas tegeleda, nagu see ettevõte võib-olla tegeleb. Et see on jälle see, et sa oled jälle õppinud enda kohta midagi rohkem tundma. Ja see annab võimaluse näha natuke kaugemale siis akadeemilisest sfäärist, et kuna ta on nagu justkui selline poolkohustuslikult seal sees,
siis justkui nagu sunnib sind ka väljapoole vaatama ja mõtlema. Ja et mõtlekski, et kokkuvõtvalt, kuna meil on ka hästi vähe selliste range korraga aineid, ehk siis meil on võimalik üsna palju oma ajagraafikut ise sättida, et range korraga aineid, ma mõtlen seal seda, et me ei pea olema ilmtingimata alati kohal, küll tuleb arvestada, et tegemist on päevase õppekava vormiga, et on ka aineid, kus peab kohal olema, aga teil on hästi suur valikuvabadus ise oma aega planeerida. Ja seetõttu on ka hästi paljud meie õppekava tudengid tööl, nii täis kui osakoormusega, nii et see annab võimaluse juba varakult siis töökogemust saada juba siis, kui sa alles õpid. Ja aitäh! Aitäh! Nii, küsimusi? Nii kaugele mõtlete, ma kõigepealt panen ühe kommentaari siia juurde, et tegelikult see ettevõtte praktika ei ole selline poolkohustuslik, see ongi kohustuslik. Mida Roger sellega mõtles, oli see, et ta on poolkohustuslik sellega, et kas te peate minema tõesti ettevõttesse koha peale ja sooritamagi kõigile nõuetele vastava praktika või te saate asendada seda majanduse ainetega, ehk siis mõned ained, mis on meil ette antud, aga kui te leiate mõne sellise aine, mis oma sisu poolest sellesse moodulisse sobib, siis saab tõesti programmijuhiga kokkuleppel ka need ained natukene vangerdada. Aga kohustuslik see ettevõtte pool on absoluutselt kõigile. Ma saan aru, et sina ettevõtte praktikale käinud, aga sa natuke oled kursis sellega, et kes on käinud. Ja kogemused on positiivsed pigem või? Minu enda tutvusringkonna põhjal ma võin küll väita, et kõik on olnud rahul. Ja et osad on tõesti, ongi olnud nii, et nad on lõpuks saanud sinna töökoha, aga on ka olnud inimesi, kes on võib-olla käinud praktikal ja said aru, et võib-olla see näiteks laboritöö, mis nad seal tegid, et see ei olegi see, mis nad tegelikult teha tahavad. Et see on selle niisuguse nagu ideaalse võimaluse seda järgi proovida, ilma et nad oleks pidanud nagu kas või tööle kandideerima või et juba jah. Aga tegelikult üks siuke küsimus mul on sulle veel. See on nüüd seoses sellega, et nagu sa korduvalt rõhutasid, siis on tegemist suhteliselt suure valikuvabadusega. Nüüd tulles varasematelt õpingutelt, kus sul on olnud gümnaasiumiõppe, kõik on ette antud ja tegelikult ka valdav osa bakalaureuse õpetest on sellised, kus on tegelikult üliõpilasel sisuliselt esimesel koolipäeval selge, mis teda järgmised 1 või 2 kuni 3 aastat ootab. Kas see hirmutav ei ole, et aga nüüd ma pean hakkama ise otsustama, ise vastutama, et kui ma ka otsused kuidagi valesti teen ja võib-olla ma ei tahagi mingisuguseid asju teha, et siis mul tekib probleem, et kas see ei ole mingil määral hirmutav? Ei olnud? Minu jaoks see kindlasti ei olnud, et kui ma olen ka tudengitega rääkinud, kes ütlevad, et nad ei teagi, mida valida ja kust pihta hakata, siis minu enda jaoks on see hästi üllatav, sest ma just soovisin justkui nagu vabaks murda sellisest bakalaureuse taseme õppekavast, kus on kõik väga kindlalt ette määratud, mis ja mida sa tegema pead. Et mul oligi just see paindlikkus ja valikuvabadus oligi see number 1 põhjus, miks ma molekulaarsete biotööstuste õppekava kasuks otsustasin, et ma saan ise otsustada, mida ma õppida soovin ja selle kaudu ka ma tunniplaani ja õppekava üles ehitada. Keegi veel tahab küsida midagi? Jaa. Küsiks selle vahetusõpilaseks olemisega. Nagu siis see hõlmab endast kusagil välismaale minemist. Ja ma küsiksin, kas see on märgatavalt või kas see oli väga kas see mõjutas muid õpinguid, et kas see oli raske kuidagi enda õppekava vahelt minna kuhugile välismaale? Mina ise käisin niisugusel lühiajalisel õpirändel ja see toimus juulikuus
ehk siis tegelikult mul nagu muud õppeprotsessi sel ajal ei olnud, aga mu kaastudengite näol neil ei olnud küll selles suhtes mingisuguseid raskusi siis selle välisõpingute lisamisega oma tunniplaani, et kuna sul on võimalik kanda põhimõtteliselt kõik ained, seal tehtavad ained üle siia, siis sul justkui sul ei jää nagu millestki puudu või sul ei jää nagu midagi tegemata. Ma täiendan Rogerit natuke siin. Roger tegelikult mainis enne korraks, et kõikides nendes moodulites, mida ta siin näitas, on põhimõtteliselt olemas selline aine, mis võimaldab 15 punkti eest sooritada õppeained välisriigis. Ja kui sa oled need ained välja valinud ja üldiselt sa ei saa enne kuhugi minna, kui sinu õppeplaan on kinnitatud programmijuhi poolt, ja kui programmijuht on öelnud, et jah, see on piisavalt hea aine, et sobida valikmoodulisse, siis kõik need 15 punkti või kõik need 30 punkti sa põhimõtteliselt saad välismaal sooritada. Ja sellega on koos õppekava täidetud. Aga see nõuab eeltööd lihtsalt enda poolt mõnevõrra rohkem. Et kõik oleks juba alguses läbi planeeritud. Veel küsimusi? Nüüd ma siis korra veel küsin, et Roger, sa ütled, et sa tulidki õppima selle paindlikkuse ja sellise valikuvõimaluste pärast, siis oled sa nüüd õnnelik? Ma arvan, et muidu ma siis siin ei oleks, kui ma ei oleks õnnelik. Aitäh. Ma kujutan ette, et Marcella ei ütle ka, et ta õnnetu on, nii et selles mõttes tasakaalustame olukorra, et Marcella, ega sa ka ju õnnetu ei ole, et sa biomeditsiini läksid õppima. Ei ole. Nii et ühesõnaga, nagu te näete, siis vastavalt sellele, millised teie enda huvid on, et valik on keeruline, nagu Roger teile ütles, viimase minutini sai seda edasi lükatud, ma ei tea, kas Marcella valis selle kohe ära või oli tal ka viimase minuti otsus, aga kõigile on midagi. Nii et aga nagu siit kõlama on jäänud eelnevate kõnelejate poolt, siis igal juhul tasub magistriõppesse minna ja igal juhul tasub see magistrikraad kätte saada. Nii, aga kui keegi rohkem praegu küsida ei taha, siis nüüd on üks võimalus küsida kõikide tänaste esinejate käest. Ja me võime ka seda nii-öelda, te võite ka mõne küsimuse ette nii-öelda õhku visata, et siis need tänased esinejad saavad kõik oma arvamust avaldada või diskuteerida sellel alal, et on teil mõni? Et ma natukene täiendaks seda küsimust, mis eelnevalt tuli siin meile kõigile, et kas on vahet, millise magistriprogrammide valite, siis ma arvan, siis valikus ei ole vahet, aga väga suur vahe on sellest, kuidas te selle programmi läbite. Ja väga selgelt me ikkagi vaatame seda selles mõttes, et väga tihedad on suhted nii instituudi kui muuga, et ikkagi kui meile tuleb õpilane, kes on väga hästi selle omandanud ja me saame nendelt professoritelt ka seda sama kinnitust, siis on väga suur eelis tööle saamisel, nii et ma kindlasti soovitan, et olge tõsiselt ja hingega asja juures ja see tasub ära. Ära sa panegi seda mikrofoni ära praegu. Enne Miku käest küsiti seda, et mis on need omadused või need lisaoskused või teadmised, mis panevad selliste ettevõtetel otsustajate silmad särama. Et küsiks siis juba Ikosakeni ja Solise käest ka, et kas teil on midagi sellist, mida üliõpilane võiks oma õpingute jooksul silmas pidada, kas ennast täiendada või mis hobid tal on, et mis annab talle väikese heelise, kui ta sinna kandideerima tuleb? Näen ka natuke teid, meil on küll mõned asjad, et see on väga suur vahe, kui inimene tuleb näiteks tööintervjuule ja küsib, et millega te siis tegelete, versus see, et mulle väga meeldib see, millega te tegelete ja ma arvan, et see ehitab minu enda eluvisiooni edasi ja me liigume koos selles suunas, et meid paneb küll, ma arvan, silmad särama see, kui meile tuleb inimene, kes teab, kuhu ta tuleb, miks ta sinna tuleb
ja ta tahab kuhugi nagu oma elus jõuda ja meil on suur rõõm nii-öelda koos sellele nii-öelda reisile asuda. Et ma arvan, et see on võib-olla üks esimese asju, mis uue inimesega tutvudes kohe silma hakkab. Nii, näed, Karolin saab sealt kohe. Okei, ma ise ka otseselt värbamisega ei tegele, nii et ma täpselt ei tea, mida vaadatakse, aga ma ütleks ka, et see on oluline, et sa tead, kuhu sa sattunud oled ja et sa tahad seal olla. Et ei ole lihtsalt, et ma niisama saatsin CV ja lootsin, et veab. Ja tegelikult ma arvan, et vaadatakse seda ka, et sa oled lisaks õppimisele midagi muud ka teinud, et kõik need seltsides olemine, näiteks bioteaduste üliõpilaste seltsist saadud kogemused, ma arvan, et need tulevad ka väga palju kasuks. Et just nagu, no mitte lihtsalt see, et ma olin seltsis, vaid et ma päriselt tegin midagi ära ka ja sul on need kogemused olemas. Aitäh. Mul oleks sarnane küsimus ka meie magistrantidele, et alustame Rogerist, siis Joonas saab viia mikrofoni Marcellale. Aga kuidas sa tunned, mida sa oled selleks teinud, et olla tööintervjuul paremas seisus? See on selline, nagu varem mainiti, selline laetud küsimus. Ma ütleks, mul enda puhul on pigem see, et ma olen kuidagi neid teinud puhtalt kõiki neid tegevusi iseenda nagu huvide ja soovide põhjal nagu ise nagu midagi katsetada, ise teha. Et see ei ole olnud kuidagi niimoodi, et ma nüüd teen selle sellepärast ära, et ma saaks CV-sse jumala pärast nagu midagi kirja panna. Et see sellepärast kindlasti ei ole olnud. Ma ise natuke olen värbamisega küll seotud ülikoolis, aga natuke teises valdkonnas üldse. Ja mul endal on vähemalt selline mulje jäänud, et kui nagu baaslevel on nagu täidetud nii-öelda hariduse ja kogemuses see mõttes, et siis on nagu küllaltki palju on ka isiksuse sobivus meeskond hästi oluline, mida ka väga kõrgelt hinnatakse. Lisaks siis kõikidele lisategevustele, sest ka need lisategevused peegeldavad väga palju seda, mida sa vaba ajal teed ja mida sa teed ja kellega suhtled ja sulle meeldib aktiivne olla. Aitäh! Ma nõustun selles mõttes Rogeriga, et ma ise olen ka olnud püssis koos Rogeriga juhatuses samal aastal ja ma olen koordineerinud ka rändavat bioklassi ja teinud muid asju ka, et miks ma neid asju tegin, oligi lihtsalt enesearengu pärast ja võib-olla sellepärast, et sellised juhipositsioonid ei ole olnud kõige lemmikum asi minu jaoks üldse selles mõttes, et selline suhtlemine ja mingi asja juhtimine. Et põhiline asi oligi eneseareng, aga ma usun, et kui kuskile kandideerida, et siis selline ettevõtlikkus tasub kindlasti ära, et ettevõte või siis see koht, kuhu sa kandideerid, näeb, et sa oled tahtnud midagi muud ka teha lisaks õppimisele, et see kindlasti on kasulik. Aitäh! Nii, kas keegi veel sooviks nüüd siia lõpu otsa mõne küsimuse esitada? Jällegi, varsti enam ei saa. Kui ei soovi, siis ma paluksin kõik need tänased esinejad veel korraks siia ette. Aitäh teile! Ja ma loodan, et te kõik saite siit mingit infot, mida te, kui mitte rohkem, siis vähemalt mille üle edasi saate mõelda. Ja tegelikult, kui nüüd siin praegu me lõpetame, siis me võime siin nurgas vabamast vormist diskussiooni edasi pidada. Aitäh teile kõigile!